Tere tulemast taas Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Meil on käimas jätkuvalt noortekirjanduse kevad. Mina olen Heli Künnapas, mitme noorteraamatu autor ja täna räägime noortekirjandusest järgmise kirjanikuga. Tere tulemast, Mikk Pärnits. Tere! Sa oled päris mitu aastat juba kirjandusmaastikult tegutsenud. Millised teosed on need, mida sa ise üldse noorteraamatuks pead? Mingis mõttes isegi selliseid raamatuid nagu Meister ja Margarita, et kõik sellised raamatud, mis võib-olla ei pruugi olla näiteks selle noortekirjanduse žanri nime all, aga nad suudavad kõnetada siis põhimõtteliselt igas vanuses inimest, et ta ei pea alati olema sildistatud näiteks mingi noortekirjanduse tähisega, vaid ta võib olla ka mõni ma ei teagi, no see noortekirjanduse silt võib-olla tuli alles mitte nii kaua aega tagasi kirjandused. Enne oli lihtsalt romaanid ja ei olnud võib-olla nagu nii palju nagu, olid lasteraamatud ja siis olid sellised tõsised romaanid, aga see noortekirjanduse asi on minu arust suhteliselt uus nähtus ja tihti on nagu raske öelda, mis vanusegrupile see on, et head raamatud põhimõtteliselt ju kõnetavad igas vanusegrupis kedagi. Kas sulle tundub seega, et see sildistamine, et noortekirjandus või mitte noorte, kas see teeb tegelikult lugeja jaoks selle õige raamatu leidmise lihtsamaks või vastupidi? See teeb võib-olla mingis mõttes ta teeb lihtsamaks, aga samas ta loob nagu tingimused, et äkki vaatad mõnest raamatust mööda lihtsalt tänu sellele sildile, mis tal on külge pandud, et oleneb, et mina ise nende siltide järgi ei vaata, et ma pigem üritan näha raamatus midagi huvitavat, mis kõnetab, et selle vanuse piirangu järgi ei vaata, kuigi on nagu huvitav, et on nagu noortekirjanduse, siis on kõik muu teised kirjandused, meil ei ole nagu raugakirjandust ega sellist, et siis kui see on see noortekirjandus, siis ta kõlab natukene nagu ebaküpselt, nagu see oleks veel päris kirjandus, et ta on kuidagi noortele suunatud ja seega mitte võib-olla tõsiselt võetav, kui võrreldes siis, ma ei tea, tõsiste romaanidega. Ja vaata, eesti keeles on veel see, et on see üks noortekirjandus, inglise keeles tegelikult on ju lüüakse lahti see nooremad noored ja siis vanemad noored. Young adult ja siis new adult. Ja young adult on viimasel aastakümnel tõesti nagu lendu läinud, eriti välismaal, ja neid tehakse ju väga palju ka filmideks kohe, et Hunger Games ja kõik need lähevad ka minu arust young adulti alla, aga need segavad endasse hästi palju nagu fantaasiat ka, et kui meie räägime nagu noortekirjanduse, siis mul pigem tulevad sellised Sass Henno teosed meelde, kus ei ole nagu fantastikat lisatud, aga ta kõnetab siis võib-olla konkreetselt tänapäeva noorte mingid kas valupunkte või mõttekohti. Lähmegi nüüd konkreetsemalt ka sinu raamatute juurde, et millised on sinu noorte raamatud? Mina lugesin kõike, mis kätte sai nõukaajast pärit raamaturiiulid nagu meil kõik ja siis ma muidugi see Kalle Blomqvist ja kõiki neid lugesin, aga see ei olnud päris see ja isegi kui ma jõudsin lõpuks siis Eesti noortekirjanduseni, mis oli näiteks see Sass Henno, mina olin siin ja siis on Margus Karu Nullpunkt, peaks ka olema. Et kui mina neid lugesin, et siis need otseselt ei kõnetanud minu nagu elukogemust, et pigem oli see, et kogu aeg nagu midagi puudu ja siis ma mõtlesin, et ma kirjutan lihtsalt ise selle noorteka, mida mina tahaks lugeda, aga mida ma nagu lettidel ei näe, et ma panen ta ise kokku siis. Ja välja tuli? Välja tuli selline teos, natuke valgus on siin, aga Hundi, kutsika, etika. See vist 2009 või sellisel aastal ma ta tegin ja ma olen talle mõelnud ka järge teha, mingis mõttes need noortekad, näiteks Sass Henno, ma ei tea,
tal vist ei tulnud järge välja, aga tihti, kui need tegelased on nagu noortekates väga igasuguseid katsumusi ja asju elavad läbi, siis tihti olen mõelnud, et neil peaks noortekatel tihti olemagi järg, et näha, et mis siis edasi sai, et tihti jääb sellisel olulisel kohal nagu rippuma, aga tegelikult tahaks näha koos selle autori vananemisega, tahaks näha ka selle noorteka tegelase vananemist, et milline ta oli noorena ja siis kuidas tema need esimese raamatu tegemised siis kasvatavad temast täiskasvanud, et see on ka tegelikult päris huvitav teema, mida võiks noortekad rohkem lahata. Üks blogija just hiljuti ka kirjutas, et viimastes noortekates ei ole enam seda, et ühte noortekasse pannakse kõik asjad kokku, et esimesest armumisest kuni mingi esimese purjusoleku ja mingisuguste muude asjadeni, et nüüd nagu noortekad on rohkem sellised, et tõesti süvenetakse mingisse teemasse ja on rohkem keskendunud nagu, et kuidas sa seda tunned? No mina tänapäeva nüüd, ma ei tea, viimase 10 aasta jooksul neid noortekaid ei ole nii palju lugenud, kuna ma olen ise vananenud, aga ma arvan, et see kirjandusstiil on muutunud ja kindlasti ta muutub koos nagu maailma trendidega, et kui nad jõuavad Eestisse, siis see lähenemine sellesse, kuidas üks noortekas välja võiks näha, muutub ka, ma arvan, et aga ega ju kindlalt sellist šablooni otseselt ei ole ees, et on huvitav näha muidugi, kuhu need asjad viivad. Ma tahaks su selle hundikutsika eetika juurde nüüd ikka tagasi tulla, et mul on siin ees sisukirjeldus. Ühiskond on hakklihamasin, koolid rebasepuurid, fašism terendab. Millest selline raamat räägib või mida sa tahad selle raamatuga öelda? No tihti, kui ma nagu noortekaid lugesin, siis seal oli tõesti see esimene armumine, esimene mingi alkoholi pruukimine ja kõik siuksed asjad. Aga ma vaatasin niisugune laiem kontekst ja puudu, et kui kirjeldatakse noortekas niisugust teismeliste rahulolematust või niisugust mässumeelsust, mis käib selle eaga võib-olla rohkem kaasas, et neid põhjuseid ja tagajärgi ja seoseid ei olnud nagu väga palju kujutatud, et oli lihtsalt kujutatud näiteks ühe mingi noore poisi tegemised oma koolis ja kodus ja jääbki niisugusesse väiksesse ringi ja tihti on see väga nagu sissepoole kirjutamine, et kirjeldab selle peategelase hingeelu väga palju, aga ta ei kirjelda kunagi nagu seda keskkonda, milles see inimene on nagu üles kasvanud, et mis need probleemid on siis nagu võib-olla põhjustanud või miks on siis noor inimene nagu nii, ma ei tea, rahulolematu või tihti ka väga katki. Ja kui mina hakkasin nagu seda kirjeldama, siis ma mõtlesin, et ma panen ka nagu ühiskonna kriitikat sinna sisse, sellepärast et keegi ei kasva üles isoleeritult, vaid on mingis mõttes ka oma keskkonna produkt. Ja mina üritasin lisada ka sinna siis sisse nagu põhjuseid, et miks see tegelane niimoodi mõtleb ja tunneb ja mis on temas põhjustanud neid tundeid, sest noortekal on ja üldse hea raamatu selliseks allhoovuseks on nagu mõistmine, et sa mõistad või suudad näha selle peategelase nagu motiive ja põhjuseid ja miks ta niimoodi mõtleb ja ma üritasin ka seda siis enda raamatusse panna. Kas võib välja lugeda, et su teos on kriitiline ka Eesti koolisüsteemi suhtes? Mingis mõttes jah, kuigi see on seal rohkem mööda minnes välja toodud, aga see koolisüsteemi mudel ja mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem see tundub nagu iganenud või siukene, et juba õpilased tihti küsivad, et miks mul seda on vaja õppida või näiteks miks seda on vaja teha ja need ainetunnid ja kõik asjad. Ja kui me vaatame nüüd maailmas ringi, mis toimub, et inimestel on nagu usk autoriteetidesse hakkab murenema ja kõige esimene kord võib-olla, kui see juhtub, ongi siukses nooremas eas. Ja tihti koolis mina nägin seda, et keegi nagu ei osanud öelda, et miks seda on vaja õppida või miks seda on vaja teha, et see tuli kõik sellises natukene käsuliinis, et lihtsalt niimoodi on olnud ja niimoodi peame tegema. Siis ma just alati mõtlesin, et nagu kool peaks olema see koht, kus kõige rohkem inimene peaks küsimusi esitama, et tõesti nagu õppida.
aga see koolisüsteemi mudel, mis mina olen kogenud ja mis ma olen kõrvalt näinud, meenutas rohkem niisugust konveieri liini, kus lihtsalt on niisugune pähe õppimine ja siis nende asjade nagu korrutamine ja selle järgi hinde panemine niimoodi, et ideaalis see koolisüsteem võiks tõesti nagu teistmoodi olla ja see, kuidas mina kirjeldasin, et on minu enda koolikogemuse põhjal, mida on natukene ilukirjanduslikus mõttes ikkagi vürtsitatud, välja mõeldud aspektidega, aga see on lihtsalt nagu olemasolevate elementide siis võimendamine läbi ilukirjanduse. Nüüd sa andsid hea teema kätte, et alati tahetakse ikka teada, et kui palju sa iseennast raamatusse paned. Nii, tunnista nüüd ülesse. Kui palju on Hundikutsika eetikas sind ennast? No ikka suures osas, kuigi mõned asjad on sellised, et oma peas mõtled, et kui ma läheks seda rada pidi edasi või kui ma käituks seda pidi edasi, et siis see tegelane nagu jõuaks ilmselt nagu raamatus, kuhu ta välja jõudis, et sa suudad nagu ennast kõrvalt näha ja see on autori juures minu arust väga oluline, eriti kui ta ennast siis nii-öelda süstib sinna tegevustikku, et seal on nagu 50% on tõde ja siis 50% on täiesti sellist, et kui ma oleks niimoodi edasi teinud või oleksin võinud käituda, et võib-olla see oleks siis viinud sellistesse kohtadesse, aga see on pigem nagu hea asi, mille üle fantaseerida pigem. Ja ma arvan, et need inimesed, kes ongi natuke eneseteadlikumad, et need on need, kes kirjutavad raamatuid, kus on nagu fantaasiat on palju rohkem sees, et nad suudavad siis võib-olla mängida ettekujutusega, et oot, kui ma oleks niimoodi veel teinud, et siis olekski läinud niimoodi ja raamat annab hea võimaluse selle siis niisuguse fantaseerimise väljaelamiseks. Nii et põhimõtteliselt sa oled enda elust võtnud sellised nii-öelda tee alguse ja siis vaadanud, mõelnud, et kuhu võiks siis üks või teine tee viia. Sain ma õigesti aru? Ja ma tihti nagu mõtlen järje tegemise peale ja see peaks leidma aset siis ikka vähemalt 10 aastat hiljem peale selle raamatu tegelase seda ajajärku. Et seal saaks veelgi rohkem nagu seda teemat siis edasi arendada tegelikult. Kui sa ütlesid, et 2009 tuli see esimene raamat välja, siis praegu nagu ise autorina sa oled 10 aastat nüüd vanemaks saanud, et nagu võiks juba hakata siis kirjutama? Jah, ja muidugi see on see raskus, et järge teha on üldiselt keerulisem kui täiesti uuelt lehelt täiesti uut maailma hakata looma. Aga see teeb järjest muidugi selle nagu huvitavaks. Aga oleneb iga autori muidugi kirjutamis sellest meetodist, et minul on see, et ma ei saa nagu sundida, et ta peab pigem hakkama nagu silme ees jooksma nagu mingi sari või film ja siis sa kirjutad selle kirjelduse nagu maha, mida sa oma peas näed toimumas. Et justkui niisugune tunne, et sa ei mõtle seda välja, vaid ta tuleb siis inspiratsioonina kuskilt mujalt nagu sundimatult ja pigem praegu ma töötan ühe lasteraamatu kallal, aga kui see on nagu valmis, siis võib-olla tuleks see järg ette võtta tõesti. Nüüd tekitame sulle see ukse taha järjekorra, kes kõik hakkavad küsima, et kuule, millal tuleb. Nii et kas selline surve nagu sinu jaoks on pigem toetav või tegelikult tekitab sellise bloki, et ma ei saa nüüd üldse enam kirjutada? Pigem mitte, pigem ei tekita bloki, et ma meeldib ikkagi enda tempos teha ja pigem oleks parem, kui näiteks kui ta tuleks sunnitult, võib-olla siis parem oleks üldse midagi kirjutada, kui teha mingi sunnitud, punnitatud järg, et see rikuks võib-olla tagantjärgi selle esimese osa ka ära, kui ta tuleb väga surutud ja aga samas teiste inimeste ootustele ei tasuks absoluutselt mõelda kirjutades, et sa pead kirjutama sellise asja, millega sa oled ise rahul ja siis ei tasu mõelda sellele, et mis teised ootavad või suruvad. Et see loob nagu mõttetu pinge ja põhiasi, et ise autorina oled suht koht rahul. Et see on see,
motiveeriv jõud, mis mul on olnud, et peaasi, et ise oled rahul, et siis edasi on juba ükskõik tegelikult. Sellest teemast läheme ka nüüd edasi sildistamisega. Et ma julgen su käest küsida, et sind on sildistatud punkariks, anarhistiks, et sa räägid praegu, et teiste ootustele mitte vastamine, et see nagu põhimõtteliselt, et sa toetad sellist mõtlemist, et kui sulle öeldakse punkar või anarhist, et kuidas sa neid silte kommenteeriksid? Põhimõtteliselt tal on sellist pungi elementi küll ja tal on sellist mässu elementi, aga ta on lõpuks ikkagi konstruktiivne, ma loodan, et see ei ole lihtsalt nagu enda väljaelamine raamatu leheküljel, et pigem ta peaks nagu ärgitama võib-olla mõtlemist ja sellist ka kriitikameelt, et mitte otseselt nüüd lihtsalt raamatu kontekstis, vaid ma olen alati üritanud panna siis mingitesse enda loomingutesse kas või esseed või mingid sellised artiklid, et seal oleks ikkagi mingit ühiskonna kriitikat, et kui seal ei ole mingit laiemat sellist konteksti, siis ta on rohkem pigem selline mannavaht, et tal võiks olla, eriti noortekas võiks mingi sükest ehtsat mässu meelsust olla, et see on nagu õige aeg, millal neid asju tunda, et kui 60-aastaselt selline raamat kirjutada, siis ta võib-olla ei tea, kui ei kujutagi ette, et pigem just sellises vanuses oleks hea neid pungi asju teha. Ühiskonnakriitika tundub sinu jaoks olevat selline oluline teema, et kui me nüüd raamatutest väljapoole tuleme, siis mis sinu jaoks praegu ühiskonnas on olulised teemad ja sellised kriitilised, et millega peaks tegelema? Kodanikuühiskonna ehitamine peaks Eestis saama veel suurema hoo sisse, sest me oleme tulnud sellisest kinnisest riigist või kinnisest impeeriumist, et meil ei ole nagu vanemal põlvkonnal eriti võib-olla seda harjumust siis ennast väljendada või enda eest seista või nagu mõelda maailmast laiemalt, et tihti, kui me räägime Eesti probleemidest, siis need tunduvadki siuksed väiklased vaidlused ja siuksed hirmust tingitud. Võib-olla see, et me ei suuda nagu aktsepteerida mitmekesist elukeskkonda, kas või linnapildis või siis rahvuse küsimuselt või nõukaajal tundus, et nagu erinevus või erinemine nagu massis tähendab, et sa paistad nagu võimudele silma halvas mõttes natukene ja inimesed on siin harjunud nagu hallina hoidma ennast ja võõristavad ehk kõike nagu erinevat, eriti võib-olla lääne poolt tulevat, et nähakse nagu sissetungi siis puhtasse Eesti kirjandusse mingi räpase kahtlase lääne maailma poolt, et tihti kirjandus ja kultuurimaailmas on nagu näha võib-olla sealt vanema põlvkonna poolt sellist võõristavat suhtumist noorte trendidesse, et mingi teatud lõhe on seal sees kindlasti. Kas sa näed noortekirjanduse rolli ühiskonna probleemide lahendajana, et just noortekirjanduse kaudu siis tuua teistsugust mõtteviisi, teistsuguseid vaateid, et kuidas probleeme lahendada, teemasid näha? See on võimalik, ainult et hetkel meil see noortekirjanduse see laine, esimene laine, mis see võib-olla see Sass Ennoga algas, et ta on ammu nagu möödas ja nüüd teised on tulnud peale, mis on malbemad, et pigem jäljendatakse neid USA, Inglismaa noortekirjanduse trende, kus segatakse nagu rohkem fantaasiat ja on selline absoluutselt mitte ühiskonnakriitiline, et ta on lihtsalt nagu ajaviitekirjandus noortele, mis on nagu normaalne, kuid mingis mõttes kindlasti noortekirjandus on võimeline ühiskonnas ka muutusi sisse viima, et illustreerib neid, toob need välja ja ta peab olema ka samas nagu väga edukas, et ta jõuaks paljude inimesteni, lugejateni. Et Eestis on siiani olnud, et noortekad võib-olla sellised hetketrendid, et meil võib-olla ei ole sellised mingid kaasajad tähtteost võib-olla, aga ma olen nagu nii palju sellest eemal olnud, et võib-olla on, ma lihtsalt ei tea,
Ja ma veel ei tea täpselt, ma ei tea, kas nagu, mis tüüpi noortega tüdrukud loevad ja millised poisid loevad aga no ma ei ole tõesti nagu kuulnud kas või nagu läbi sotsmeedia või oma sõprade, et mingi uus väga põrutav nagu noortekas oleks väljas, et ei oska küll praegu öelda, jah. Me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, aga ma küsin nüüd veel su lugemissoovitusi või raamatusoovitusi, et ma saan aru, et noortega eriti uuemaid sa väga ei ole nendega tutvunud, aga mis on see, mida sinu arust just noored võiksid siis lugeda veel ka? No üks on ilukirjandus ja ilukirjanduse kohta on kergem soovitusi muidugi jagada ja üles ka leida seda, sest seda nagu reklaamitakse kõige rohkem, söödetakse kõige rohkem ette, aga tihti mõtlen just noorte puhul seda, et nad võiksid lugeda rohkem selliseid ajalooraamatuid, mitte ilukirjandusse kalduvaid ja selliseid, mis kirjeldavad nagu ühiskonna kujunemist, et kui neil on tihti nagu hästi palju küsimusi, et miks just nii peab olema ja miks sellised asjad on ja nii edasi, et nagu just tahaks nagu natukene ilukirjandusest eemale tõmmata neid ja soovitada mingeid selliseid ühiskondlikke raamatuid, kus tegelikult ju antakse palju vastuseid küsimustele, mis noori ikkagi kummitavad ja mida koolisüsteemis kindlasti ei saa, mis tähendab, et omal käel selline õppimine ja enda kurssi viimine on nagu veel olulisem tänapäeval kui võib-olla varem. Et pigem jah, kui on mingi konkreetne sotsiaalne küsimus, et miks nii on, et kindlasti ka koolisüsteemi kujunemisest on raamatud ja kõik asjad on olemas, aga nad on tihti inglise keeles, kuna Eesti turg on võib-olla nii väike, et mingit spetsiifilist sellist žanriteost välja anda. Et kui inglise keel on, selle oskus on olemas, et siis pigem vaataksin mina ka inglisekeelseid raamatuid, sest viimane eestikeelne ilukirjanduslik teos oli vist see Tüdrukune. Selle ma lugesin läbi ja see oli ka tänu sellele, et nii palju möllu oli vahepeal siin kultuurimaastikul selle raamatu üle, eriti kriitikute hulgas ja siis ma võtsin selle ette. Nii, ja kuidas see raamat oli? Ta oli kahetised tunded olid, et see peategelane oli äärmiselt ebameeldiv, aga see teema, mida ta seal käsitles, oli väga oluline. Nii et pigem väga huvitav raamat oli selles mõttes, et oli nagu lõhestunud. Ja väga hea noortele selles suhtes, et ta räägib nagu feminismist ja sellistest ahistamisteemadest nagu väga avatult ja täpselt ja võib-olla see aspekt nagu kaalus üle selle natuke raamatu nõrgemad pooled. Anna meile nüüd lõpuks ka lubadusi, et ma saan aru, et Hundikutsika eetikale äkki võib-olla tuleb järg, lasteraamat on tulemas. Mida sa veel kirjutad? Ma tahaksin ja mul on see mingis mõttes ka pooleli, et teha oma leiutatud eesti murdekeeles üks selline proosateos, mis on omamoodi nagu värssides ja ta meenutab natukene sellist pühakirja vaibi ja samas segatud natukene nagu luulevormiga, et ta on nagu väga teistmoodi ja ma eeldan, et sellel hakkab olema väga raske nagu kirjastajat leida, aga see on selline asi, mis kummitab, käib kaasas, et ma üritan selle teoks teha, et elus on kirjanikel tihti sellised raamatud, mida nad peavad ära tegema, et kui see üks kindel raamat on tehtud, siis kõik ülejäänud on nagu vähema tähtsusega, et sellele lainele üritan praegu hetkel saada. Ja kui palju saab olema neid inimesi, kes suudavad seda raamatut lugeda? No ma alati eelistan kvaliteeti kvantiteedile, et kui on mingi 10 inimest 10 aasta peale, kes loevad seda ja saavad sellest mingisuguse hingelise elamuse, siis minu töö on tehtud juba. Kas mõtlen, kui see on välja mõeldud, et kas sa kavatsed seda murret siis ka õpetama hakata või kuidas? Ta on natukene, ma kasutasin seda oma ühes kogumikus, Külmad on nende nimed. Seal ja Vikerkaares peaksid olema nagu näited sellest olemas, et kui eesti keeles seda lugeda, siis ma eeldan, et kui eesti keel on emakeel eriti, siis automaatselt
kui seda lugeda, siis mingil hetkel see klikib ja sa hakkad nagu mõistma, mis seal on öeldud, mõeldud. Et sellega ei tohiks probleeme olla, kuigi seda peaks olema väga võimatu tõlkida. See kõlab väga põnevalt. Aga nüüd täitsa lõpuks, Mikk Pärnits, suur tänu selle tänase kohtumise eest, aga ma küsin nüüd ühe küsimuse, et veel hästi lihtne küsimus. Üks hea ja kandev mõte noortele. Küsige küsimusi, mida vanemad inimesed võib-olla ei taipagi küsida. Et see on praegu see põlvkond ja minust veel 10 aastat noorem on see, kes hakkab maailma ehitama, maailma kaitsma, üksteise ees seisma, et ennast tuleb harida ja see on lõbusam, kui võib-olla koolis sulle sisendatakse, et haridus on väga lõbus asi, mida enda peal praktiseerida. Suur tänu, väga hea mõtte lõpetamiseks. Aitäh sulle ja loeme varsti kõik su raamatut veel. Aitäh, head aega!